Eesti Rahva Autokool. Talvel on sooja autosse istuda väga mõnus. Kuidas saada salongi soojaks juba enne auto käivitamist ja kas eelsoojendatud mootoriga sõitu alustades hoiame ka kütusekulult kokku? Sellest räägib spetsialist. Autode eelsoojendusseadmed on mõeldud tegelikult nii tavakodanikele ehk siis sõiduautoga liiklejatele kui ka professionaalidele, kes töötavad kuskil suuremate masinate peal, bussijuhtidele, rekkajuhtidele ja nii edasi. Ta sobib nii bensiiniautole kui ka diiselautole. Tänapäeva võib-olla diiselautod, ka uued diiselautod vajavad eelsoojendamist kindlasti, selles mõttes, et automootor on eeskätt konstrueeritud niimoodi, et ta viiks seda autot edasi, aga see soojendus jääb nagu vajaka. Kasutades siis auto eelsoojendit, kindlasti te säästate loodust ehk see välja heidetav heitgaaside hulk oluliselt väheneb. Kütusekulu esimesel 5 kilomeetril sõites väheneb oluliselt eelsoojendatud mootoriga. Turul on valida tegelikult elektriliste eelsoojendite vahel, mis siis töötavad 220 pinge pealt. Ja siis on autonoomsed eelsoojendid, mis kasutavad auto akut ja kasutavad ka auto kütust. Kõige lihtsam variant on soojendada ainult siis automootorit. Ehk siis selleks on mootorisoenduselement, mis on automargi ja mudelipõhine ja sellele lisatakse siis juhtmekomplekt koos võrgujuhtmega, mis käib siis seina pistikusse 220. Sinna on võimalik lisada ehk siis seda komplekssust täiustada akulaadijaga, mis siis tagab ka selle, et külmal talvehommikul on teie aku laetud, et auto käivitamisega ei ole probleeme. Siis, et oleks mugav ja turvaline sõitu alustada, on olemas ka salongipuhurid 1400 wattist kuni 1800 wattise võimsuseni. Tagab siis selle, et autoklaasid on jääst puhtad ja salong on mõnusalt soe. Kellel auto parkimiskohas elektripistiku kasutamise võimalust ei ole, saab valida veelgi täiuslikuma eelsoojendussüsteemi Webasto. Tõsi, soetades on küll rahaline kulu suurem, aga kuu liisingumaksele lisab see vaid suurusjärgus 10 eurot ja seda pole alati mõnusalt sooja auto eest sugugi palju. Terveks eluks vajalik.